Tervist! Väide, et piima töötlemisel saadava vadaku valgu või siis reeglina selle valgupulbri tarvitamine kas siis lihtsalt oma päevase tarbitava valgu koguse suurendamiseks või siis pigem reeglina lihastreeningu tulemuste parandamiseks põhjustab ja süvendab akned, on väga levinud. Ja tänase video käigus ma üritan leida vastust küsimusele, kas sel väitel on ka teaduspõhist alust. Ma ütlen kohe ära, et ühest ja selget vastust sellele küsimusele ei ole kahjuks võimalik anda. Ja miks, seda ma seletan tänase video käigus pikemalt. Küll aga on mul vähemalt välja pakkuda lahendus neile, kellele tundub, et vadakuvalk võib neil selle haiguse hullemaks teha, ent kes siiski tahaksid kasutada valgupulbrit, aga selle soovituse ma annan video lõpus. Esmalt räägime, mis loom see akne üldse on ja kuidas see tekib. Akne ehk pikema ja pidulikuma nimega akne vulgaris on põletikuline nahahaigus, mis esineb umbes 10% inimestest peamiselt teismelise eas ja mille sümptomeid põhjustavad üleliigne rasunäärmete eritis, bakterite vohamine ja keratiini liigne moodustamine. Akne on üks nendest väga paljudest haigustest, mille puhul ei ole ühte kindlat tekkepõhjust selgeks tehtud. Ja tõenäoliselt ei ole ka seda ühte kindlat põhjust üldse olemas. Kindlasti on selle nahahaiguse puhul oluline geneetiline faktor ja teatud põhjuslik seos on olemas hormoonide, infektsioonide, toitumise ja stressiga. Teadusuuringutesse, mis on analüüsinud akne seotust näiteks suitsetamise, päevitamise ja hügieeniharjumustega, ei ole aga leitud selget seost. Ma selgitan ka hästi lühidalt igaks juhuks, mis asi see vadakuvalk on, kuigi enamik mu kanali kuulajatest tõenäoliselt juba teab seda. Vaata, vadakuvalk on kaseiini kõrval üks piimas leiduvast kahest peamisest valgust, millest tehtud valgupulbrit kasutatakse laialdaselt nii igapäevases toidus valgusisalduse tõstmiseks kui ka jõutreeninguga seoses, kuna sellel on lihassünteesiks väga hea aminohapete profiil ja see imendub kiiresti ja selle biokättesaadavus on ka väga kõrge. Seega, enne kui me räägime vadakuvalgu ja akne seotusest, on meil mõistlik rääkida piimatoodete ja akne seotusest. Meil on olemas mõned teadustööd, milles on tuvastatud seos piimatarbimise ja akne tekke või siis selle süvenemise vahel. Või siis on leitud võimalik seos ja soovitatud seda teemat lähemalt uurida. Kui me vaatame epidemioloogilisi ehk vaatluse ehk kohortuuringuid, mille käigus on pikem aja vältel jälgitud, mida tuhanded või sajad tuhanded inimesed söövad ja teevad ja millised haigused neil tekivad ja millesse ja kui kiiresti nad lõpuks ära surevad, siis on seos piimatoodete tarvitamise ja akne riski vahel olemas. Ent piimatoodete tarvitamine näib kergitavat akne riski üsna vähe. Peamiselt on uuringud läbi viidud teismelistel, kelle puhul, oleme ausad, on lisaks piimatoodetele veel umbes 1 miljon asja, mis võivad akne riski oluliselt mõjutada ja kõiki neid ei ole sellistesse uuringutesse võimalik arvesse võtta. Ja nüüd tuleb see mu lemmiklause, see, et miski on millegagi seotud, ei tähenda, et see seda põhjustab. Meil on siiski olemas üsna hea mehhanistlik arusaam selle kohta, kuidas piimatooted võiksid meie organismis põhjustada muutuseid, mis suurendavad akne tekke tõenäosust. Aga ma ei hakka sul praegu nende protsesside kirjeldamisega juhet kokku jooksutama, aga väga lühidalt ja lihtsustades on need seotud insuliini sarnase kasvufaktori taseme ja insuliini taseme tõusuga organismis. Üks oluline detail, millele teadlased ei ole minu arvates piisavalt tähelepanu pööranud, on see, et piimatoodete tarvitamise ja akne riski seos tuleb eriti selgelt esile nii-öelda lääne tüüpi toitumise korral. Ehk siis inimestel, kes söövad palju ultratöödeldud rämpstoitu ja tarvitavad toiduga pidevalt suuri koguseid lisatud suhkrut. Ja minu arvates on praeguste andmete valguses alust eeldada, et kui sa ei ole oma tervist mainitud viisil tuksi keeranud, siis on piima tarbimise mõju su akne riskile olematu või nii väike, et selle pärast ei ole vaja üldse muretseda. Samas, selleks, et ma saaksin seda väita teaduspõhiselt, oleks meil tarvis pikemaajalisi juhuvalimil põhinevaid teadustöid,
kus vastamisi pannakse süsivesikurikkal toidul olevad ja rikkalikult rämpstoitu tarbivad ja süsivesikute vaest ja tervislikku toitu söövad inimesed ja vaadatakse, kuidas selle piima ja aknega nende kahe grupi võrdluses asjad on. Teine teema, millele senistes teadusuuringutes, kus on vaadeldud piimatoodete ja akneriski omavahelist seost, ei ole minu arvates pööratud piisavalt tähelepanu, on see, et arvesse ei ole võetud asjaolu, et paljud piimatooted, näiteks jogurtid ja magustatud kohupiimad, sisaldavad tohututes kogustes lisatud suhkrut. Mistõttu on minu arvates pehmelt öeldes küsitav, kas ikka just piimavalgud on need, mis vaatlusuuringutes akneriski kergitavad. Aga nagu ma ütlesin, ei ole aknel üsna kindlalt enamikel juhtudest ühte põhjust. Ent kuigi ka selle üle, kas ja mil määral süsivesikud akneriski kergitavad, vaieldakse ikka edasi, on minu arvates niimoodi, et neil on kindlasti olemas nii pikemaaegne kui lühemaaegne mõju akne tekke tõenäosusele. Nii, piimaga nüüd ühel pool, lähme vadakuvalgu juurde. On muidugi loogiline eeldada, et kui piimatooted tõstavad akneriski, siis teevad seda ka piimavalkudest, antud juhul siis vadakuvalgust valmistatud pulbrid. Ja tõepoolest on meil olemas teadustöid, milles on tuvastatud seos piimast pärit valgu, ennekõike vadakuvalgupulbri ja akneriski vahel. Aga kui me rääkisime äsja sellest, et uuringutes ei ole piisavalt arvestatud piimatoodete lisatud suhkrute sisaldust, siis sama tüüpi probleem on ka paljude valgupulbri uuringute juures. Vaata näiteks seda juba aastast 2013 pärinevat teadustööd, kus väidetakse, et selge seos on olemas. Aga kui sa ennast sellesse uuringusse natukene sisse loed, siis on näha, et seal on uuritud kõrge kalorisisaldusega valgupulbri mõju. Ehk siis jällegi, me ei saa väita, et just vadakuvalk on see, mis akneriski kergitab. Enne seda, kui ma valgupulbri ja akneriski seoste uuringutega edasi läheme, pean ma rääkima elevandist keset tuba, ehk siis anaboolsete steroidide kasutamisest, mille üheks väga sagedaseks kõrvaltoimeks on akne. Kui keegi teeb teadusuuringut valgu ja akne seosest ja ei võta arvesse seda, et mingi osa uuritutest võib kasutada anaboolseid steroide ja selline kasutamine on kahjuks üsna levinud, siis on sellel teadlasel, ütleme ausalt, võrrandist üks väga suur tundmatu muutuja puudu. Ja see annab kahjuks põhjust lõpptulemustes suuresti kahelda. Ja sa võid ju uuringut tehes lisada küsimuse, et vabandage väga, et kas te kasutate neid keelatud preparaate ehk anaboolseid steroide, aga see on see koht nüüd, kui see vastus tuleb, et sa ei saa absoluutselt kindel olla, et see vastab tõele. See selleks, aga mida siis teadusuuringud valgupulbri ja akne seotuse kohta leiavad? Ja kahjuks, nagu ma juba alguses mainisin, on leiud üsna vastuolulised. Näiteks selles 2024. aasta jaanuarist pärinevas teadustöös jagati 49 noort meest, kellel oli juba akne kahte gruppi, millest ühe liikmetele anti 6 kuu jooksul vadakuvalgupulbrit ja teise grupi liikmetele placebo preparaati. Ja lõpuks siis leiti, et see ei mõjutanud akne sümptomite vähenemist või süvenemist. Aga jällegi, selles 2024. aasta aprillist pärinevas teadustöös lähenete asjale natukene teise nurga alt ja võeti ette 201 meessoost teismelist, kes kõik tegid jõutreeningut ja kellest pooltel esines aknet. Küsimustega kogutud andmete põhjal selgus, et neil, kes kasutasid vadakuvalgupulbrit, oli suurem akne esinemise tõenäosus. Ja ma ei ole selliste ise täidetud küsimustike uuringute suur fänn, aga ma tõin selle teadustöö siin esile seetõttu, et näidata, miks me tegelikult ei saa väita, et vadakuvalgupulber tekitab aknet või süvendab seda ja me ei saa ka väita vastupidist. Ja lisaks, kui ma antud uuringut lugesin, siis torkas mulle silma üks asi, mis on vähe üllatuslik, aga mis võib seletada teatud määral,
Miks on uuringutes saadud nii vastandlikke tulemusi? Näed, kui sa vaatad nüüd seda tabelit, kus on toodud välja akned soodustavate tegurite nimekiri, siis torkab silma, et väga suurt rolli mängib geneetiline faktor ja see on väga oluline infokild. Ja veel, valdav enamik piimatoodete või vadakuvalgu tarvitamise ja akneriski seoste uuringutest on läbi viidud meestel ja kui täpsem olla, siis teismelistel või noortel täiskasvanutel. Neist uuringutest, kuhu on kaasatud ka naisi, ei tule otseselt välja, et võimalik mõju võiks olla meeste ja naiste puhul suurusjärgu võrra erinev. Aga ilmselgelt on see jälle see küsimus, kus naisi on tõsiselt diskrimineeritud. Aga nüüd ma räägin sellest soovitusest, mida ma video alguses lubasin. Kui sul on tunne, et vadakuvalgu tarbimine võib sul akned tekitada või süveneda, siis kasuta vadakuvalgu asemel julgelt taimse päritolu valgupulbrit. Ma soovitan eelistada selliseid taimseid valgupulbreid, kus on segatud erinevat tüüpi valguallikad, et tootes sisalduksid kõik vajalikud aminohapped ja seda piisavas koguses. Keskmisel inimesel ei hinda ma siiski meie praeguste teadmiste valguses vadakuvalgu tarvitamisest tekkivat akneriski eriti kõrgeks. Ent kui sul on vanematel või laiemalt suguvõsas esinenud raskekujulist akned, siis on sul geneetilise soodumuse tõttu tõenäoliselt mõistlik kaaluda taimse valgupulbri kasutamist. Ja ära siis unusta, et ainult valgupulbri söömine lihast ei kasvata ja sind tugevamaks ei muuda. Selleks tuleb sul ikkagi teha regulaarset jõutreeningut. Jõusaalis näeme!